Hea vaataja, mul on hea meel, et sa oled tulnud vaatama meie järjekordset rahasaadet, milleks seekord on raha ja ettevõtlus. Minu seekordne saatekülaline on Argo Luude. Argo, tervist! Mul on hea meel, et sa olid nõus tulema minuga meie rahasaatesse rääkima rahast ja ärist. Et see on selline paljude jaoks natukene võõras, aga samas huvitav teema, et kuidas raha ja äri omavahel kokku puutuvad. Aga enne kui me lähme teemasse sisse, ma tahaksin sinuga puudutada meie varasemaid saate teemasid, et millised seosed sinul tekivad paari märksõnaga. Ja esimese asjana ma kohe uuriks, et mis on sinu jaoks raha ja kust see raha tuleb? Kus see kott on või kus seda niimoodi kahmata saab? Noh, tegelikult raha on ju kaup. Raha on kaup, mida sa saad lihtsalt vahetada teiste kaupade vastu, nii et ega ta mitte midagi muud ei olegi. Raha iseenesest mingisugust väärtust ei oma, väärtust omavad need kaubad, mille vastu sa siis raha vahetada saad. Okei. Ja kas sa oled ka sellega nõus, et sellist suhtumist ei peaks meil olema, et keegi nüüd on mulle võlgu, riik on võlgu, peaks andma mulle seda kaupa hästi palju, et selline lihtsasti saadud raha ilmselt kaob väga lihtsasti ära või teeb sellele inimesele kahju pigem. Ja seda kindlasti, sa siin räägid, et riik on võlgu, et mind tegelikult kohati ajabki nii muigama, et on üks hulk inimesi, kes elavad umbes sellise suhtumisega, et kui nemad on sündinud siia riiki, siis nad on justkui teinud mingisuguse hästi suure heateo ja nüüd kogu ühiskond on neile võlgu ja peaksid neid siis igasuguste toetuste ja kõige selle läbi nagu aitama. Et tegelikult see ei ole ju nii, et ühiskond ongi ju sipelgapesa, igaüks peab oma osa tegema. Just. Järgmine saade oli meil laenust. Et mis sina arvad laenu kohta, et eriti kui sa ettevõtluses oled? Ilmselt on head, halvad laenud. Laen on üks tegelikult, ma ütleks, et sellest võiks pikalt rääkida üks väga keeruline teema, et vaata, meil on ju Eestis vanasõna, mis ütleb, et laenu leib ja laastutuli ei kesta kaua ja täpselt nii ongi, eks ju. Ja teisipidi on see, et kui sa oled äris sees, siis vähemalt tänapäeva äris ilma laenu võtmata mingisugust mõistlikus skaalas ärit võimalik teha ei ole. Et laen on väga oluline ja tegelikult ütleme, kui me räägime nagu siis pankadest, kes laenu annavad, et nemad ongi ju nagu see vereringe, eks ju, et mis seda äri hoiavad koos. Aga nüüd tegelikult kõige olulisem selle asja juures ei ole mitte laen ise, vaid see eesmärk, milleks laenu võetakse. Ja siit hakkavad asjad lappama. Et kui see laen võetakse selleks, et lihtsalt, ma ei tea, mingi tilu-lilu osta või ära süüa, siis on kindlasti jama. Okay. Teinekord ma tean, on inimesed ka pettunud selle peale, et kui pank neile laenu ei anna, et mis sa sellest arvad, et mulle tundub, et siis peaks peeglisse vaatama, et põhjus on seal. Ja näiteks jälle ma tulen äri juurde, et äris on samamoodi, et sa teed ju mingisugused äriplaanid ja siis sa lähed panka raha küsima. Ja mina olen nagu oma ettevõttes ütlen seda ka, et kui pank ütleb, et me ei anna sulle laenu selle äriplaani peale, siis plaksutage käsi ja öelge, et väga okei, kui pank ei taha seda projekti finantseerida ja näeb, et seal on mingisugused piisavalt suured riskid, siis ei ole mõtet ise ka punnitada, sest kui need riskid realiseeruvad, siis on suur jama majas. Ehk siis ei tasu pettuda, kui pank ei anna laenu, vaid täpselt nagu sa ütled, tuleb vaadata peeglisse, järelikult need sissetulekud ei ole piisavalt suured laenu võtmiseks või see laenu eesmärk ei ole siis piisavalt adekvaatne, et pank ei taha laenu anda. See väga huvitava nüansid välja, et tegelikult peaks tänulik olema sellest, et pank on sinu eest riski hindamise ära teinud. Just, täpselt. Et vaata, et teinekord on see, et sul endal võib minna nagu, sa hakkad asju ilusamaks mõtlema, eks ju niimoodi, et kõik nii ja naa ja hakkad seal midagi unistama. Pank vaatab sinna neutraalselt peale, jätab need emotsioonid kõrvale ja siis teebki sulle suure head. Et Exceli tabelis, nagu öeldakse, Excel kannatab kõik, et kõik miinused, et vähemalt nulliks ja veel liidad tambumi juurde sinna. Nii kuni saad selle tulemuse, mida vaja. Okay. Aga kui me räägiks, et miks ja millest sa üldse investeerida? Et kui sa nüüd mõtleks üldse üldiselt, mis sul kõige esimesena pähe tuleb? No nüüd miks investeerida? No investeerima peaks sellepärast, et jällegi
inimesed, kui on noored ja nooremad ja tihti on niisugune suhtumine, et ega mina kunagi sinna pensionile ei jõua, et küll ma ei tea, võib-olla suren ära enne või mis iganes või see pensioniaeg on nii kaugel ja et milleks. Aga tegelikult, kui vaadata riiklikku statistikat, siis ikkagi valdav osa inimesi jõuab pensionieani välja ja mõned elavad ikka väga-väga pikalt ka. Ehk siis ütleme, et oma tuleviku kindlustamine on väga oluline ja jällegi siin loota riigi peale on rumal. Ehk siis tegelikult tuleb mingisugune osa enda sissetulekust kõrvale panna ja investeerida. Nüüd küsimus on selles, et kuhu investeerida, siis seal on ju väga lihtne see, et mida turvalisemad on need asjad, milles investeerida, seda väiksem on tootlus, mida suuremat tootlust tahad, seda kõrgem on risk ja siin on nüüd küsimus selles, et milline on sinu enda see riskitaluvus, et kui palju sa oled valmis, et see raha, mille sa oled investeerinud, ütleme siis see investeerimisobjekt, mingil hetkel tema väärtus võib olla väiksem, kui sa oled sinna sisse pannud, võib juhtuda, et sa jääd kõigest ilma, et sa pead seda enda jaoks hindama. Aga üldiselt minu niisugune arusaam on selline, et kui investeerida, siis investeerida ikkagi sellistesse asjadesse, mis sulle kulusid kaasa ei too. Ehk siis ütleme, et kui sa ostad börsilt mingeid aktsiaid või mingisuguseid võlakirju või kulda või midagi sellist, siis sa oled selle ära ostnud ja sisuliselt sellega sinu kulud, võib-olla sa maksad mingisuguseid haldustasusid, aga üldjuhul kulud sellega lõpevad. Samas näiteks ütleme, et investeerid metsa või maasse, kui sa pead hakkama seda seal hooldama, mingeid asju tegema, sest kulud pead sa ju kõik sellest tootlusest maha lauta. Just. Aga mis sa arvad investeerimisest iseendasse, oma tervisesse? Absoluutselt. Ega siis ütleme, et kui sa iseenda eest ei hooli ja ei hoolitse, ega keegi teine sinu eest ammugi seda ei tee, et loomulikult mida rohkem sa endaga vaeva näed, seda suurem on tõenäosus, et ka vanaduse päevil sa elad ikkagi kvaliteetsemat elu. Okei. Et tegelikult me käisime juba põgusalt üle, et investeerimine aktsiatesse ja kinnisvarasse, et need on tegelikult viisid, mida sina ise oled katsetanud. Ja ütleme, et kui me räägime siin teooriast, siis vähemalt sellest teooriast, mida meie hea sõber Peeter Koppel siin minulegi koolis õpetas, siis põhimõtteliselt on niimoodi. Ongi, et kui sa investeerid kulda, siis kuld aitab sul hoida seda tänast väärtust, eks ju. Ehk 100 aastat tagasi said untsi kulla eest Rätsepa ülikonna, saad täna ka. Kui sa investeerid aktsiatesse, siis suure tõenäosusega sa kasvatad oma vara väärtust. Ja kinnisvaraga on nii ja naa, eks ju, et kui juhtud õiges tsüklis olema, võid kinnisvaraga väga palju teenida, aga kui ei juhtu, näiteks nagu seal Jaapanis, kus aastakümneid tegelikult kinnisvara hinnad langesid, siis see investeering nagu ei too sulle midagi. Just. Aga mida sina ütleksid raha ja pere kohta? Kuidas need asjad omavahel kokku käivad? Ütleme, et jällegi, kui me oleme tänases maailmas, siis ega pere väga hästi toimida ei saa, kui raha ei ole. Et kindlasti raha peab olema selleks, et hakkama saada ja seal pereelus toimetada. Nüüd probleem on see, kui raha muutub nagu selles pereelus kõige tähtsamaks. Ehk nagu see kogu pere ongi koondunud selle ümber, et ma ei tea, kuidas rohkem raha saada ja kuidas võib-olla seda rohkelt saadud raha kulutada ja nii edasi. Ja kui need isiklikud suhted ja see jääb kuidagi tahaplaanile ja lastega tegelemine ja nii edasi, et siis tegelikult nagu on jällegi asjad valesti. Ei saa toimida. Raha on võtnud vale koha. Et see hea kirjakoht, mis on, et raha armastus on kurja juur, et see tegelikult kehtib väga hästi seal siis. Okei. Aga raha ja kogudus, kas kirikutel peaks olema mingisugune ütlus üldse raha kohta või on neil õigus saada raha? Tegelikult on ju nii, et kui me võtame piibli ja piiblis ongi lugu, kui Jeesus istus seal selle ohvrikirstu juures ja siis see lesknaine tuli, pani sinna sisse oma selle leptoni või palju tal see summa täpselt oli ja Jeesus ütles, et ta on pannud kõik, eks ju. Ehk siis ütleme, et tegelikult juba piiblist tuhandeid aastaid tagasi me loeme seda, et ütleme siis meie mõistes kirikud ikkagi elasid nendest annetustest, mis inimesed sinna tõid. Ja täna on ju Eestis samamoodi, et Eestis ei ole nii nagu näiteks, ma ei tea, poliitiline partei, et kellel on riigieelarvest garanteeritud raha
ja põhimõtteliselt võta ja siis toimeta, kuidas tahad ja liikmemaksusid sisuliselt väga vähe makstakse. Kirik täna toimib ikkagi koguduse liikmete annetuste pealt, eks ju. Ja valdavalt täna annetused on ikkagi rahas, sest nagu ma ütlesin, et raha on universaalne kaup. Selle saab vahetada selle vastu, mida kogudusel vaja on. Pastorid tahavad palka, elekter on vaja maksta, küte on vaja maksta, hooldus on vaja maksta, et raha on vaja. Nii, ja nüüd me saame kaevuda meie tänasesse põhiteemasse, milleks on raha ja oma ettevõtte. Ja ma panin siia alla kohe sellise küsimuse, et kas oma ettevõte, kas ta on kiire rikastumise viis? No üldiselt on niimoodi, et on üks ütlemine, et kõik ettevõtjad ei ole rikkad, aga valdavalt kõik rikkad on ettevõtjad. Ja oma tõde selles on, et tegelikult kui jätta seal võib-olla mingisugused pärandused ja lotovõidud ja siukesed ikkagi suhteliselt harvad nähtused välja, siis kui me räägime rikastest inimestest, siis nad on ikkagi ettevõtjad, millega nad siis iganes tegevad. Kes müüb oma mingeid andeid, on kas seal mingi laulja või sportlane või mida iganes, või siis tegelebki klassikalise äriga, müüb midagi, toodab midagi, osutab mingeid teenuseid. Aga üldiselt ettevõtlus on ikkagi see viis, millega on võimalik rohkem raha saada, kui palgatöötaja olla. Just, jah. Meil õpetussõnades Saalomon kirjutas sellist asja, et õelus on kuningatele jäledus, sest aujärg kinnitatakse õigusega. Et mis sinu kogemus täna on ettevõtte sees, see selline sisemine õhkkond, et kui oluline on see, et see õhkkond oleks puhas või kui seal on mingit õelust sees, kuidas see mõjutab kõike? Siin võib jälle rääkida pikalt teooriat ja tegelikult nagu öeldakse, et ettevõte on juhi nägu ja on ju igasuguseid juhte, et ongi õelaid juhte, selliseid, kes lasevad üle, on selliseid hästi empaatilisi juhte, eks ju, kes kõiki kuulavad ja nii edasi. Üldjuhul elus juhtub niimoodi, et eks need töötajad, kes sinna jäävad, nendele siis see sobib, eks ju, see olukord. Et need, kellele ei sobi, need varem või hiljem lähevad ära ja on kindlasti mingid inimesed, kellele meeldibki niisugune hästi autoritaarne juht, antakse selle, et töökäsud pihku, ise mõtlema ei pea, lähed teed ära ja kui ei tee ära, siis saad karistada ja kui teed ära, siis saad võib-olla kiita ja midagi sellist. Nüüd mina ise, näiteks minul oli kunagi ülemus, kes mõnes mõttes oli hea ülemus, aga tal olid oma kiiksud ka. Ja siis ma mäletan seda, et ma mõtlesin niimoodi, et kui mina nüüd kunagi saan juhiks, eks ju, selliseks suureks juhiks, et siis ma teen täpselt vastupidi. Ja ma olen seda püüdnud niimoodi hoida omal siin kuskil kukla taga ja mitte siis inimesi peetida, mitte inimesi kottida, aga samas juhina sa pead ikkagi hoidma mingisuguse distantsi, sest lõpuks sina ju vastutad kogu selle asja toimimise eest. Ja kui on vaja, siis ei olegi midagi teha, et sa pead ka mõnede inimestega töölepingud lõpetama, kuigi sa võib-olla sisimas tunned, et see on valus. Et näiteks ma mäletan noore juhina kunagi ühes ettevõttes olin tööl ja seal jäi meil jäi vargusega vahele üks kassapidaja ja siis ma pidin ta lahti laskma. Aga ma teadsin, et tal oli 3 väikest last kodus ja mäletan seda, et ma läksin koju ja ma nutsin ise nagu väike laps, sest mul oli tast nii kahju, sest mul endal olid väiksed lapsed ja ma mõtlesin, et maru karm, et ema tuleb koju, eks ju, ütleb, et mind lasti lahti, eks ju, ma ei tea, ei saa teile nüüd vorsti osta või midagi sellist. Et see oli nagu väga valus. Aga samas teisest küljest ma teadsin, et ma pidin selle tegema. Sest seal olid ületatud kõik need punased jooned, millest ei olnud võimalik mööda vaadata. Aga et ühesõnaga see kahjuks, kuna sul all võib olla palju inimesi, siis kellegi jaoks ebapopulaarse valiku tegemine on paratamatu juhina teinekord, et sa ei saa kõigile meeldida lihtsalt. Just. Juhina peadki sa tegelikult endale aru andma seda, et või inimene, kes tahab juhiks saada, peab aru andma seda, et kõigile sa ei meeldi. Ja pigem on see, et kui sa meeldid kõigile, kui sa ei saa üldse negatiivset tagasisidet, siis on sinu enda kui juhiga midagi väga-väga valesti ja tõenäoliselt see asi, kui see ei ole nüüd just mingisugune riigi asi, kuhu raha pritsitakse niimoodi peale, et sa ei pea mingit sisuliselt müügi ega äririski kandma, siis see asi, mida sa juhid, väga pikalt vastu ei pea. Okay.
ja üks variant ilmselt võib olla ka see, et kui sa juba oled juht või ettevõtte omanik, siis sa oled jõudnud sinna sellepärast, et sul on mingi nägemus, tahad mingit probleemi lahendada, aga inimesed, kes sinu all on, nad ei pruugi alati seda nägemust lihtsalt veel näha või aru saada sellest, et ka sealt ilmselt võivad tulla need erinevad otsused ja valikud. Täpselt nii ongi ja aru tuleb ju ka saada sellest, et tihti juhid ongi visionäärid, nemad mõtlevad selliseid suuri pilte nagu siin mingid riigijuhid kuskil, et võtame, teeme ja sõlmime siin kaubanduslepinguid ja kuskil teeme mingit tolle ja nii edasi. Aga nüüd, kui sa võtad selle riigialama, siis riigialama küsimus on see, et saaks nagu nii palju raha, et saaks poest leiba ja piima osta. Ja ettevõttes on samamoodi, et juht mõtleb seal, et nüüd võtame, teeme ja arendame, kasvatame siin ja suurendame turuosa ja oleme siin justkui nagu midagi. Aga nüüd see töötaja ütleb, et kuna mul palka tõstetakse, et see ongi, et erinevad nagu tasandid. Just. Tõin ühe pildi, ma olen siin varem mitu korda öelnud, et ma kasutan oma sõpra AI-d, kuna ma ise kunstnik ei ole ja ma palusin tal luua sellise hea töökeskkonna pildi, et milline see võiks välja näha, et kuidas sina väärtustad seda, et kui vähegi võimalik, kas inimesed võiksid kõik sõbralikud olla ja toetavad üksteise suhtes? Ja, et nüüd minu juhtimisteooria on selline, et inimese tulemus võrdub tema potentsiaal miinus hirm. Ehk siis ütleme, et mida suurem on hirm, seda väiksemaks jääb tema tulemus. Kuni ühel hetkel on niimoodi, et ta ei julgegi üldse. Ja, et tema tulemus sisuliselt ongi 0, sest ta hirm on väga suur. Ja nüüd ettevõtte juhina sa pead tegelikult hoolitsema selle eest, et seda ebatervet hirmu ei oleks. Ma ei ütle niimoodi, et hirm üldse olema ei pea. Teatud hirm peab olema, sest kui hirm üldse ei ole, see on nii, et ma ei tea, ei tulegi hommiku tööle ja nii midagi juhtu ja küll nad mul selle palga ikka ära maksavad. Ja selles osas inimestel peab see hirm olema, et kui ma jätan oma töö tegemata, oma lubadused täitmata ja nii edasi, et siis ma ei tea, kui mitte midagi muud ei juhtu, siis ühel päeval lihtsalt töösuhe lõpeb ära. Aga nüüd siukene ebaterve hirm, et näiteks, et ma ei tea, et ma ei julge küsimusi küsida või ma ei julge oma ülemuse juurde minna või ma ei julge mingisuguse tunnistada, et ma olen mingisuguse vea teinud ja nõu küsida. Et see on juhi roll tekitada siukene õhkkond, et sellist hirmu ei ole. Julgustada inimesi, nagu mina olen ütlenud, kui ma olen võtnud töötajaid tööle seal oma alluvaid ja nii edasi, mina olen neile esimesel vestlusel ütlenud seda, et ära karda teha vigu, eks ju. Ära karda teha vigu, et vea tegemine on palju parem, kui sa hirmust jätad mingid asjad tegemata. Et jamaks läheb siis, kui sa ühte viga teed juba mitu korda. Et siis mul tekib nagu selline küsimus, et kuule, et kas sa oled piisavalt õpivõimeline. Aga ära karda teha vigu, eks. Et vea tegemine on tihti väiksem probleem kui see, et vea hirmus sa jätad asjad üldse tegema. Just, ma isiklikust kogemusest saan öelda, et minu ilmselt ühed suuremad õppetunnid elus on tulnud sellest, et ma olen alguses teinud mingeid valesid valikuid või otsuseid. Et see vigade tegemine ongi selles mõttes minu meelest väga hea ja tuleks niipidi võtta, et annab väga väärtusliku õppetunni meile, mida ma ei tea, sageli tegelikult koolist ei õpi. Ja, just täpselt nii ongi. Nüüd puudutame natukene riske ettevõttes. Et ettevõtte juhina, kui palgapäeval vaatad pangakonto seisu ja seal ei ole piisavalt, et saaks maksta kellelegi, siis ainuke asi, mis on vist peeglisse vaadata ju. See on see ettevõtja hea hüved ja valud. Jah, tuleb tunnistada, et oleme isegi olnud sellises situatsioonis, kus oleme pidanud mõtlema, et kas me maksame palgad välja või me maksame maksud ära või me maksame mingisugusele tarnijale siis mingi arve ära, aga et kõike 3 korraga teha ei saa, et lihtsalt selle jaoks nagu raha ei ole. Ja tuleb tunnistada, et see ei ole üldse meeldiv olukord. See ei olegi meeldiv olukord. Ja kui sa oled ettevõtja, siis sa peadki arvestama, et sellised asjad võivad juhtuda. Et meil juhtus see siis, kui nüüd Venemaa siis selles mõttes massiivselt tungis Ukrainasse, et väikest viisi nad sõdisid seal juba ju pikemat aega. Ja siis, kui tegelikult siin sisendhinnad läksid hästi üles ja tegelikult ütleme, kõik kulud kasvasid niimoodi, et ei jõudnud järge pidada, aga samas tulud kas langesid või heal juhul jäid samaks, eks ju. Ja siis tõesti olid ikkagi päris tõsised probleemid. Ja ma kujutan ette, et see on keeruline ka selle poolest, et see
paneb ju veerema mingisuguse lumepalli, et kui näiteks ei saa maksta mingile tarnijale ära, võib vabalt juhtuda, et see tarnija ootab ise raha laekumist, et ise palgamaksusid maksta, et need on kõik asjad, millega ettevõtte omanik või juht peabki silmitsi seisma. Täpselt nii oli, et tarnija helistas mulle, küsis, et kuna te saate ära maksta, et mul on palgapäev, mul on raha vaja. Ehk siis ütleme, et nemad olid samas olukorras, mis meie olime, et kuigi nemad ootasid raha meie käest ja et ettevõtluses see risk, et asjad võivad halvasti minna, see võib realiseeruda tegelikult alati. Okei. Siis ettevõtluses on alati konkurents. Konkurendid kohati võivad olla julmad. Et on sul sellega endal kokkupuude? Ja vaata, ütleme, et mida ettevõtluse puhul üldse tuleb silmas pidada, et kui siin natukene filosofeerida, et maailmas on kahte tüüpi mängusid, eks ju. Ühed on nii-öelda lõplikud mängud. Näiteks hea näide on jalgpall, kus on niimoodi, et me teame, kuna see mäng algab, me teame, kuna see mäng lõpeb ja me teame, millised on selle mängu reeglid. Ja me oskame siis neid reegleid seal järgida ja siis, kui mäng läbi saab, siis me teame, kes võitis, kes kaotas. Ja siis on nii-öelda lõputa mängud. Tinglikult öeldes lõputa mängud. Üks näide on näiteks abielu. Et sa elad koos niimoodi, aga nagu reegleid väga ei ole. Nii. Ja ei ole nagu sellist olukorda ka, et kus sa saad nüüd öelda, et kes võitis, kes kaotas, oli hea, oli halb. Ja ettevõtlus on tegelikult täpselt samasugune asi, see on niisugune lõputa mäng. Nii. Ja nüüd tihti me näeme selliseid asju, et näiteks seal ka mõni ettevõtja või keegi tuleb ja ütleb, et me siin nüüd võitsime, tegime ära mingisuguse konkurendi, panime ära ja nii edasi, ja nüüd me oleme maru kangelased. Aga läheb aeg mööda ja sa võid lugeda, et see ettevõte ise, eks ju, lõpetas äris ära. Ehk siis tegelikult ettevõtluses on see, et sul on vajalikud kaks asja püsimiseks. Tahe ja ressursid. Tahe selles mängus olla ja ressursid selles mängus püsida. Ja selles mõttes, et konkurendid, muidugi, nad teevad probleem sulle ja võitlevad ja võivad sul turuosa ära võtta ja mida iganes. Aga nagu ma ütlen, et seal ei ole sellist, et mina võitsin nüüd mingi konkurendi ära või mina olen nüüd mingi mängu ära võitnud. Läheb üks konkurent ära, tuleb teine asemele. Et selles mõttes nagu ettevõtluses tihti on ikkagi mõistlik keskenduda sellele, mida sina teed ja üritada seda teha väga hästi. Ja las siis konkurent teeb nagu tema teeb. Ma arvan, et see tuleb samast kohast, et see on üks minu lemmikraamatut kusjuures on Simon Sineki Finite ja Infinite Game nii-öelda. Et ma toon siia kõrvale kohe näite ka televaatajatele, et kas oli Apple'i töötajaga oli tal see olukord, kus see autor Simon Sinek sattus kokku ja ta tahtis ise teda natukene torkida ja näitas talle Apple'i konkurendi poolt välja tulnud ühte väikest sellist muusikamängijat. Nad sõitsid ühest taksos hotelli tagasi. See oli vastupidi. See oli niimoodi, et ta tuli mingisugused sellelt Apple'i konverentsilt taksos. Just. Ja siis oli niimoodi, et tal oli mingisugune Samsungi või kellegi teise tootja mingisugune jublakas. Ja siis ta näitas sellele Apple'i vennale ja ütles niimoodi, et näed, et aga teie oma ju ei tee pooli, tal ei ole neid pooli, neid funktsioone peal, mis sellele, et teie oma on ju kehvem. Just. Ja see ütles, et jaa, sul võib objektiivselt võttes sul võib õigus olla, et meie oma võibki tehniliselt kehvem olla. Aga et nemad ei mänginud üldse selle tehnilise selle peale. Et nemad mängisid pikka mängu, et teadsid, et pikas perspektiivis vahepeal võib igast asju juhtuda, aga pikas perspektiivis nad tahtsid nii-öelda kas turgu edestada või teised plaanid olid. Et see on väga hea raamat minu arvates, mida lugeda. Siis seaduse muudatused on sageli üks asi, võib-olla lehest me loeme kõige rohkem, saame aru, on näiteks nende roheliste tõukaratastega Bolt ja kõik on sellele, et neil muudavad asju. Et kuidas sinu ettevõtmises seaduse muudatused mängivad rolli? No meie ettevõtlust mõjutab seadused väga-väga oluliselt, sest me oleme ju tegutseme nii-öelda litsenseeritud nii-öelda valdkonnas, kus sul peab olema litsents või luba, et sa üldse midagi teha saad. Ja kui seadust muudetakse, siis muutuvad need alused, mis alusel sa siis üldse selle loa saad. Et tänagi on ju tegelikult siin nüüd siis jäätmeseaduse muutmine käsil ja kindlasti väga palju siin muutub. See on nüüd mõnes mõttes ettevõtte jaoks nagu niisugune force majeure, eks ju. Et jah, sa saad tegelikult seal natukene kaasa rääkida ja vastab ka tõele see,
et ka selle jäätmeseaduse muudatuse muutmise juures me tegime üksjagu ettepanekuid, kohtusime erinevate poliitikutega ja selles mõttes ausalt ja legaalselt, et nii nagu see ikka käib, isegi kaustikutesse pandi kirja kõik seal nüüd, et me oleme käinud kohtumas. Aga kui sul on mõistlikud argumendid, siis nad aktsepteerivad neid, et nad saavadki aru, et sa ei aja päris, eks ju, niimoodi umblu juttu. Et selge see, et nad tahavad teha ära mingisuguse oma agenda, miks nad mingisugust muudatust seal ette võtavad ja selle nad ära teevad. Ja ei tasu sul nagu ettevõtjana mõelda, et ma saan nüüd nii, et seda muudatust ei tulegi, eks ju. Aga sa saad sealt võib-olla mingid sellised nurgad maha, mis oleksid siis võib-olla ettevõtja vaatest nagu väga halvad. Aga sellega tuleb arvestada, et see on kõigil niimoodi. See on igal ettevõtjal, nii pole vahet, mis riigis sa oled. Okei. Kuidas sinul on puhkuse võtmisega nii-öelda variandid, et kas sa võtad teadlikult, et nädalavahetused vabaks või kuidas see välja tuleb? Puhkuse võtmisega on ettevõtjal lood väga halvad ja just siin mõtlesin ise niimoodi, et mingi üks hetk voodis lesides, et ma ei ole peale seda, kui ma ülikooli ära lõpetasin ja tööle läksin, ei ole mul olnud sellist puhkust, et ma oleks saanud näiteks 30 päeva jutti puhata niimoodi, et panedki kõik kinni, nagu kooli ajal oli. Et sa teadsid, et nüüd sul on see kursus või semester või klass on läbi ja põhimõtteliselt enne uue klassi algust sa ei pidanud selle kooli peale mingitki moodi mõtlema. Et sa tegelikult oled ikkagi tööl, isegi siis, kui sa oled puhkusel, näiteks mingi ametlikult võtadki seal oma see 2 nädalat või mis iganes sa siis oled, aga sa oled ju tööl. Tegelikult on sul niimoodi, et meilivoog tuleb sul sisse, täna ju ka kõik need nutiasjad ju seda tugevasti toetavad, meilivoog tuleb sisse, kõned tulevad sisse, mingisugused asjad sa pead ära klaarima ja mõnes mõttes sa nagu lepidki, et see ongi sinu puhkuse osa, et ma ei hakka otsima mingit asendajat, vaid ma teen need asjad ise puhkuse ajal ära. Okay. Aga ma ei ütle, et see hea on, eks. Ma ei ütle, et see hea on, et tegelikult ma vähemalt arvan, et need juhid, kes suudavad ennast ikkagi niimoodi välja lülitada, et võtavadki mingi 6 aega või võib-olla isegi rohkem kuskil ja laevad akusid, et päeva lõpuks nad on paremad juhid. Okei. Aga me rääksime sellistest keerukatest kitsaskohtadest, aga nüüd vaatame teist poolt natukene, et samamoodi kui ettevõttel läheb hästi, siis ma tõin välja siia, et ka sellises olukorras nii-öelda palgapäeval ilmselt võib vaadata peeglisse ja kindlasti ka peaks vaatama oma nii-öelda kõikidele töötajatele otsa. Üldiselt on ettevõttega nii, et muidugi see on jällegi valdkonniti erinev ja me ju teame, et siin mõned ettevõtted ikkagi lükkavad kühvliga raha kokku ja eks neil on teistmoodi. Aga meie oleme selles valdkonnas toimetamas, kus ikkagi nagu ütleme see ühiskonna põhjakiht, eks ju. Ja meil seda rahakest nii palju ei ole, et nüüd olles see ettevõtte omanik, siis tihti ongi niimoodi, et sa maksad välja töötajate palgad, sa maksad välja töötajate igasugused boonused, asjad, kõik, mis nagu siis lepingu järgi on vaja maksta. Ja nüüd jõuab kätte see hetk, et äkki nagu tahaks ise ka dividendi võtta. Siis sa vaatad seda konto jääki, siis sa vaatad, et oi, et aga meil on ju vaja osta see auto ja siis me peame ju sinna tehasesse selle liini ostma ja siis me peame veel selle tegema, siis see kinnistu vajab arendamist ja see ja ei tead, ikka ei ole raha nagu ei saa võtta, et jätame selle raha jälle sinna ettevõttesse. Ja selles mõttes ongi niimoodi, et ega ettevõtjana tihti sinu rahad, mis sul on selles ettevõttes sees ja ühtpidi sa võid küll olla niimoodi, et näed, ta on rikas, et vaata, millise ettevõtte omanik ta on. Aga kui sa tema kontojääki vaatad, siis sealt nagu ei vaata väga palju raha vastu. Et võib vabalt öelda siis, et tegelikult ettevõtjal või sageli võib olla, et see ongi tema elutöö, aga see väljendab isegi võib-olla rohkem, et selle elutöö jooksul tegelikult sa oled nii palju teisi inimesi saanud aidata ju nende kodulaenu maksta ja et nemad saavad endale nii-öelda leiva laua peale osta. Täpselt nii see ongi. Et see on see saate tegelikult muuta inimeste elusid. Aga selline mingil määral oma aja vabam planeerimine on ilmselt teema. Ja kindlasti ja kunagi ma käisin siin ühes koolis kooliõpilastele rääkima ettevõtjaks olemisest. Ja siis ma rääkisin seal samamoodi, et tegelikult kui sa oled ettevõtja, kõik need probleemid, millest me siin juba rääkisime, et need riskid ja seaduse muudatused ja kõik, mis sul kukil on ja siis sul on
neid igasuguseid inspektoreid ja ametnikke, kes kõik tulevad ja kontrollivad ja midagi tahavad sinu käest ja mingeid aruandeid pead täitma ja nii edasi, et see on nagu päris selline pingeline. Aga nüüd see teise poole peal, see vabadus, see on see, mis tegelikult on mõnes mõttes nagu niisugune narkootikum, et sa istud maha, sa vaatad, et sõbrad, et meil on siin nagu mingi ärivõimalus, et peame mingi tehas ehitama või midagi sellist. Ja sa käid selle protsessi läbi ja ühel hetkel see tehas on püsti, eks ju, niimoodi see teeb seda tööd, mida ta tegema peab. Ja see on nagu niisugune suur rahulduse see, et me alustasime kuskilt ja me oleme täna teinud mingisuguse asja ja sa oled vaba, eks ju. Keegi ei ütlenud sulle, et sa pead seda tegema. Ülemus ei käskinud, et mine tee või ole või mis iganes. Sa võisid ise selle välja mõelda, kombineerida ja lõpuks ära teha. Ja see on see, mis mind köidab ja tõenäoliselt ka väga paljusid teisi ettevõtteid. Okei. Üks asi muidugi, mis on selline pool huumoriga, aga kui sa oled ise ettevõtte omanik ja juht, siis keegi ei saa sind vallandada ka, et see on selline. Just nimelt vastab tõele, et see on sinu, et isegi kui sa oled midagi kuskil väga vussi keeranud ja käivad sulle seal, võib-olla alluvad, näitavad näpuga ja nii edasi, siis sa tead, et kuulet, aga vallandada mind ikka keegi ei saa. Paned ise näpud sahtli vahele. Just, paned ise näpud sahtli vahele, aga eks see ka võib-olla ongi inimesi mood erinev ja kellel kuidas, aga minul on niisugune tunne, et niisugused tõsised ettevõtjad mõistavad palju rohkem enda üle kohut, kui mingisugune ülemus üldse mõistaks või mingi seadus üldse lubaks kohut mõista. Et ettevõtja, kui ta on ikkagi kuskil, ma ei tea, ebaõnnestunud või midagi valesti teinud või tunneb, et tal on, et siis ta on ikkagi ise nagu enda kõige karmim kriitik. Ja see tundub tegelikult, et kui ei ole, siis tegelikult võiks olla. Et võiks enda tegevusi kogu aeg nagu väga tugevasti üle vaadata ja otsustada. No muidugi ma ütlen, et ettevõtjad tegelikult ju jagunevad ka, kui me niimoodi hästi laialt ütleme, et põhimõtteliselt võib ju jagada 2 klassi, et on nii-öelda tõsised ettevõtjad, kes ikkagi teevadki oma seda ettevõtlust lähtudes sellest seadusandlikust raamistikust ja kõigest sellest ja tahavad midagi päriselt ära teha. Ja siis on niisugused Jaan Tatikad ja Nossovid, kes ongi niimoodi, et kasutavad mingisuguseid võimalusi, võib-olla kuskilt ümber nurga lähevad, lasevad kedagi üle ja on oma äriplaanid selle peale välja ehitanud, et selliseid on tegelikult ka ja üldse on mitte vähe. Okay. Aga sa ütlesid alguses juba ka, et sina igal juhul väärtustad seda, et juht peaks investeerima iseendasse. Ja nüüd ma tooks sellise näite siia, et ma oma sõnadega suutsin sellise pildi välja tekitada ühest juhist, kes tegeleb siis enese harimisega, ta võtab enda jaoks aega, tegeleb füüsilise poole üles ehitamisega. Ja nüüd, kui on need samad probleemid järjepidevalt, mida sa kirjeldasid, et meil on seaduse muudatused, meil on konkurendid, meil on konto peal rahaseisud, kõik need erinevad asjad. Nüüd, kui võtta juht, kes teeb kõiki neid asju, ehk ta toitub korralikult, teeb trenni, nagu jälgib enda tervist ja siis on sama inimene, kes seda ei tee, siis see on ju selge, et see inimene, kes jälgib neid asju, ta saab palju paremini vastu astuda nendele keerulistele olukordadele. Ja vastab tõele, sest jällegi siin ei ole ju mina selle nii-öelda leiutaja, et juhina sa oled ju väga üksi tegelikult. Ja kõik need igasugused tõmbetuuled tõmbavad sinu seal nii-öelda, sa istud küll seal püramiidi üleval, aga seal see tuul on ka palju tugevam. Ja nüüd on niimoodi, et kui sa ei tee tööd nende asjadega, siis sa põled läbi. Sa põledki läbi ja läbipõlenud juhte on ju ka küll ja veel, eks ju, ja tihti nad ongi ka õnnetuseks sellele ettevõttele, sest kui ta ise on ettevõtte juht ja omanik ja ta on läbipõlenud ja ei olegi kedagi, kes ta siis vallandaks või ütleks, et siis ta teeb kahju sellele kollektiivile, teeb kahju oma ettevõttele ka. Et loomulikult pead tegema tööd oma vaimuga, pead tegema tööd ka oma füüsisega, eks ju, et muidu ei pea vastu. Ja kristlasest ettevõtja, ega siis tegelikult need probleemid, mis sul on, et need on ju ka tihti palves Jumala ees, et sa ju ja kui palju olen mina oma nende ettevõtte asjade pärast Jumala ees põlvili olnud, murtud olnud, mida iganes ja näinud ka selliseid imesid, mis ongi nagu ütleme ebainimlikud imed ja mida sa võidki öelda, et see ongi nagu palve vastused olnud. Et
jällegi ma olen nagu tihti mõelnud seda, et mina ei tea, kuidas mittekristlasest ettevõtjad hakkama saavad, sest mina ei kujutaks ette, kui ma ei oleks usklik, kui ma ei saaks seda tuge Jumalalt, et kuidas siis selles asjas vastu pidada. Kas seda Jumala tuge saaks ühtepidi nimetada kristlaste puhul selliseks salarelvaks tegelikult? Et üks asi, kuhu me saame alati pöörduda. Just. Et mul on endal elus näiteid 2 tükki kindlasti, kus ma olen päris korralikult läbi põlenud ja ongi läinud, et esimene olukord, kus ma parasjagu ei pööranud nii palju sellist füüsilise trenni tähelepanu enda tervisele. Ja teine olukord oli, kus ma samal ajal hästi kõvasti nagu teadlikult tegin trenni edasi ja ma võin sellest konkreetselt ka näiteks tuua, et see olukord, kus ma füüsilisele poolele väga suurt rõhku panin edasi, siis mul oli sellest läbipõlemisest palju lihtsam ja kergem välja tulla. No ja, sest Paulus ju ütleb ka seal, mis iganes kirjas ta seda ütleb, et ihulikest harjutustest on pisut kasu, eks ju. Ehk siis ütleme niimoodi, et kasu on seal olemas. Ja, et aga loomulikult nii, nagu sina ütled, et tegelikult see põhiline relv on ikkagi see, et me peame, või ütleme siis nii, et me võiksime seda ärivaikimisi teha Jumalaga koos. Just. Et me ka nii-öelda võtamegi teda enda partneriks, et siit üks näide, mis võin veel tuua, et see valdkond, millega mina ühe asjana täna tegelen, on aktiivselt kauplen aktsiatega ja tavaliselt on nüüd, et aktsiate puhul otsitakse endale mentor, kes juhendab ja suunab ja teeb. Aga minul on naljakalt läinud, et iga kord, kui ma olen mõtte sinna poole pannud, et ma tahaks saada endale mentorit, Jumal ütleb mulle, et ei, mina olen siin. Ja seda on nagu korduvalt olnud, et alguses tundus mulle nagu ebaloogiline, mis mõttes, et kõik teised teevad nii, aga täna ma nagu väärtustan seda rohkem, sest et ma näen seda tulemust, mida ma temaga koos olen saanud teha, et ma nii palju võin välja ainult tuua, et tavaliselt kui hakatakse aktsiatega kauplema, siis esimesed 3 aastat kaotatakse raha. Mina esimesest aastast olin kohe nii-öelda selle rohelise poole peal, et ei olnud ka nagu üldse suuresti, aga minu jaoks oli ülioluline see, et ma tegelikult ei ole kaotanud raha. Et see on see, kuidas ma näen, et Jumal ikkagi suunab ja igas olukorras saab meid aidata. Nii see on, jah. Aga meil on tavaks olnud selline tarkuse mõttetera, tarkuse kirjakoht siia sisse tuua. Ja ma valisin välja on Kuningate 4, kus Saalomon läks magama ja unes ilmus Jumal talle ja küsis, et Saalomon oli just kuningaks saanud, et ütle mulle, mida sa tahad, piltlikult nagu selline avatud tšekk, et kirjuta sinna peale enda soov ja Saalomon tahtis saada tarkust ja selle peale on öeldud, et ja Jumal andis Saalomonile väga palju tarkust ja arusaamist ning laia meelt nagu liivamerd. Saalomoni tarkus oli suurem kui kõigi hommikumaalaste ja kogu Egiptuse tarkus. Ta oli targem kui kõik inimesed. Et mis sulle esimese asjana sellega nii-öelda samastub? No esimese asjana on see, et kui ma ise neid kohti olen seal lugenud, siis ma olen kogu aeg mõtlenud, et huvitav, et kui mina magama jääks, magaks sügavalt niimoodi noriseks ja siis unes esitataks selline küsimus, et huvitav, et mida mina siis vastaks. Sest ütleme, et kui see oleks nii, et sa oled üleval ja siis sul on aega mõelda ja kaaluda ja siis sa mõtled seal mingisuguse sellise hea vastuse välja. Et eks see Saalomoni siis südames ja sees ikkagi oligi see selline, et ta tõepoolest otsis seda tarkust. Ja kui me võtame ka hiljem, loeme õpetussõnasid, kus on ju hästi paljudelt Saalomoni enda tarkust kirjas, siis seal on ju korduvalt öeldud seda, et tarkus on parem kui hõbe ja kuld. Ja miks tarkus on parem kui hõbe ja kuld? See on mõnes mõttes nagu see vanasõna, mis meil siin Eestis on, et ära anna hädalisele mitte kala, vaid anna talle õng. Sest kui sa annad talle kala, siis ta sööb selle kala ära ja homme ta on jälle näljane. Aga kui sa annad talle õnge, siis ta hakkab nüüd püüdma ja tal on iga päev see olemas. Ja sama on tarkusega, et kui sa saad hõbedat ja kulda, mingi koja täie, nii nagu siin ju piiblis me seal loeme ka, kui seal kutsuti ju seda Piileami seal seda Iisraeli rahvast ära needma ja öeldi, et saad koja täie hõbedat või kulda, mis seal oli. Et see saab ühel korral otsa, eks ju, ja kui sa mingi suure asja tahad osta, siis see saab kohe otsa. Niimoodi, ongi kõik. Edasi oled ikka samasugune püksinööb. Aga nüüd, kui sul on see tarkus, siis sa tegelikult oskad ju seda oma materiaalset
heaolu jälle uuesti toota. Ja see ongi oluline. Just. Mina olen ka võtnud erinevatest olukordadest endale põhimõtteks, et ma olen näinud erinevaid ettevõtteid nagu raskustes ja siis vahetatakse juhte ja siis enamasti nii, et lõpuks ikkagi keegi tuleb mingi mõttega ja lahendab selle olukorra ära. Et varem hiljem see ei ole võib-olla sama juht, keegi teine, aga mina olen selle endale pähe võtnud, et selle loogika järgi alati on mingi lahendus, mis selle nii-öelda ära lahendab. Ja mina ise üritangi igat probleemi nii-öelda rünnata sellise mõtteviisiga, et aga kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Et keegi ikka teab, kuidas seda saaks teha. Just. Ja siis ma üritan nagu piltlikult võib-olla seda Jumala käest Saalomoni tarkust enda peale küsida, et aga mis asi siis ikkagi on, et ühesõnaga mul tekib selline natukene võib-olla ka sportlik väljakutse, et kui on see suur probleem, aga no kuskil on mingi lahendus sellele olemas. Just. Aga me hakkame jõudma saate lõpupoole ja ma tahaks anda edasi meie vaatajatele mõned sellised mõtteterad, et kuidas nemad saaksid, kes tahab võib-olla ettevõtjaks saada või kes on parasjagu mingites keerulistes kohtades. Et võib-olla üks asi, kui sa alles mõtled, kas sa tahad saada ettevõtteks, siis on, kas sa tahad vastutada teiste eest või tahad, et keegi juhiks sind. Et see võiks olla ilmselt üks selline kaalukaus nii-öelda, et kui sa tunned, et sina tegelikult ei taha teiste eest vastutada, siis ei ole väga mõtet ka juhi positsioonile ronida. Täpselt nii see on, nagu me siin enne rääkisime ka, et põhimõtteliselt ettevõtjana sul ühel pool on vabadus teha asju ja midagi saavutada, aga teisel pool on suur tuul, mis sul puhub ülevalt alt ja külje pealt ja hästi palju, kes sul seal seda jalgealust õõnestavad. Palgatöötajana sa oled seaduse kaitse all, sul on riiklik igatepidi polsterdatud edasi-tagasi, kõik on kindel, aga sa oled piiratud kellegi meelevallas, üldjuhul on sul mingi ülemus, kes sulle ei pruugi meeldida, aga sa pead temaga hakkama saama ja kui sa hakkama ei saa, siis sa võid ennast töötuna leida, nii et need on need valikukohad. Okay. Kas teine asi võiks olla, mida kaaluda kindlasti on riskitaluvus? Et milline riskitaluvus on ja täitsa ilmselt peaks ausalt endale otsa vaatama, mõtlema, et kas mina nagu ka need, mis me siin läbi käisime praegu mured, et kas mina nagu tahaks nendega tegeleda? Ja, et eks see on igatepidi, et risk, et kas sa oled valmis, kui palju sa oled valmis riske võtma, aga teisipidi, et kui sa oled väga palju valmis riske võtma, ega see ka hea ei ole, et sa pead arvestama, et ettevõtluses kui sa võtadki väga palju riske ja oled rumal, siis võib tulla ka selline olukord, et sa jääd ilma kõigest, absoluutselt kõigest, oma materiaalsest jääd ilma ja tihti see materiaalsest ilmajäämine toob kaasa ka selle, et sa jääd ilma oma perest, sa jääd ilma oma, ma ei tea, naisest või mehest, lastest, kõik, sest need probleemid kuhjuvad nii suureks, et pered ei pea lihtsalt vastusele. Okay. Aga ütle palun lõpetuseks, kui sa nüüd saaksid täna öelda noorele iseendale mingisuguse sellise olulise info, mida sa ütleksid ajas tagasi? Ja seda ei saa öelda, et osta Bitcoini. Jaa, hea meelega ütleks seda. Aga tegelikult ma ütleks noorele minale seda, et ära aja taga tühja tuult. Kui sa lähed kooli, siis õpi endale kutse, mingi amet, mille peale sa saad toituda elus, et kui sul kõik läheb halvasti, kõik läheb nässu, siis sul on olemas mingi amet, mida sa oskad teha, oled sa autoremondi luksepp või oled sa kokk või oled sa õmbleja või mis iganes, aga sa tead, et see on amet, mis kannab mu välja. Ja kui häda käes, ma lähen selle ameti peale, saan jalad alla ja võin siis jälle hakata uuesti ettevõtluse või mingi sellise asjaga tegelema. Okei. Argo, suur tänu, et sa tulid. Väga huvitav oli sinuga vestelda ja ma soovin sulle sinu tegemistes palju jõudu jaksu. Aitäh!